Mõnda aega tagasi oli mul ühes loengus väga sihukene hea näide ühe osaleja poolt. Ehk siis üks proua ütles, et tema teab täpselt, et kui ta hommikul paneb ahju tuld ja see tuli ei lähe põlema, ei tule hea päev. Ja see on niisugune nagu klassikaline näide sellest, et kuidas me tõlgendame midagi, missuguse tähenduse me selle anname, sedamoodi me hakkame seda sündmust ja ka järgnevaid sündmusi kahjuks sageli nägema. Ehk siis aju veab paralleele. Ja nüüd ta eeldab, et see, mis juhtus tookord, hakkab nüüd juhtuma uuesti. Aga kui te võtate ükskõik missuguse päeva enda elust, siis alati on seal sündmusi, mis ei kulge nii-öeldest nii, nagu te sooviksite, ja siis on sündmused, mis kulgevad nii, nagu te sooviksite. Ja kunagi ei ole niimoodi, et ei õnnestu üldse midagi. Ja alati ei ole ka see, et kõik õnnestub. Ehk siis maailm ongi üles-alla, üles-alla. Ja lihtsalt see, kuidas me millegi tähenduse anname, hakkab juba määrama hästi palju ka seda, kuidas me kogu ülejäänud päeva, näiteks nagu selle näite najal oli, tõlgendama hakkame. Aga seal on suur vahe, kas me mõtleme, et asjad kulgevad positiivselt või me mõtleme, et mitte mingil juhul need asjad ei õnnestu. Nii et andes positiivse impulsi ja nähes asju paremas valguses, me kindlasti oleme võiduteel.